Tere hommikust Eestimaa, tere mõnusat kevade algust. Tervitus kõikidele sõpradele ja tuttavatele ja neile, kellele meeldib hommikune ajude mudimine. Täna on mul pakkuda teile hurmav Vaikse ookeani päikeseloojang, mille taustaks mõlgutama mõtteid nii ajumudija kui digitaalse koonduslaagri fenomenist. Kui ilukirurgia mõiste ja selle praktiline pool sündis peale esimest maailmasõda, kus sõjas haavatute näod oli vaja opereerida uuesti inimsõbralikuks, siis ajumudija mõiste on sündinud 4. maailmasõja tingimustes, kus peale pikaajalist ajupesu on vaja võimalikult palju külmunud ajusid lahti sulatada. Miks on see nii? Sellest saate kohe teada, kui kuulate selle kõik ilusti lõpuni. Tänase mõttevahetuse idee ja inspiratsiooni sain ma eile õhtul Vaikse ookeani kaldal, kui ma nautisin hurmavat päikeseloojangut. Mulle meenus millegipärast seal raamat Hurmav Hawaii. Ma ei tea isegi miks, kuid mingit tugev seos oli selle raamatu ja vahetu reaalsusega, millest ma eile õhtul osa sain. Ma ei tea miks, aga seal maailma serval olles jooks mul peast läbi mõttelõng, et miks tunnevad valitsejad muret, kuidas peatada kliimamuutused ja kuidas peatada peagi saabub maailma lõpp. Huvitav, kas nad tunnevad ka muret selle pärast, kuidas Vaikse ookeani lained panna teistpidi vahutama, teistpidi liikuma? Ma mõtlesin, miks nad ei tunne selle vastu muret, mis inimestel tegelikult mureks on, mis inimesi tegelikult vaevab. Pole ju mureks maailma lõpp ega kliima soojenemine, vaid kuu lõpp. Kuu lõpp on inimeste mureks. Kuidas toime tulla uue palgapäevani? Kuidas venitada kuu lõpp välja järgmise kuu alguseni? Kuu lõpp on inimestel mureks, mitte maailma lõpp ei ole inimestel mureks. Et mõista, millele ma vihjan, siis meenutage, missugune visuaalne pilt oli enne Mehhiko õlleviirus kaubanduskeskustes iga kuu alguses ja iga kuu lõpus. Ja kujutage nüüd ette, tänaseks on see loomupärane harjumus praktiliselt hukkunud või peagi hukkumas. Seda rohkem ei tule. Aga see pole minu tänane teema. Ka isegi mitte mõtete taustal, et kui isegi toimub meeletu kliimasoojenemine, mis juhtub sel juhul näiteks Siberi ja Kanada kliimaga. Kas on keegi mõelnud nii, et sel juhul muutub Siberi ja Kanada põhjaosa lopsakaks viinamarja istanduseks, nagu Hispaania. Siber muutub paradiisiks. Ja ilmselt kaob suurem osa Euroopast, sest enamus Euroopast mattub vee alla. Seega viimane aeg on broneerida pilet Siberisse, ilma irooniata. Kuid nüüd siis tegeliku teema juurde, milleks on nutindus, nutitelefonid ja digitaalne koonduslaager. Mida kujutavad endast nutitelefonid? Nutindus ja on kõigest manipulatsiooni inimestega ja meie igapäevategevuse mõjutamine. Me oleme nagu välja dresseeritud ahvid, kes iga nutitelefoni piiksu peale reageerivad. Mõelge, kui mitu korda päevas heliseb teie nutitelefon. Kui mitu korda te katkestate oma tegelikud mõtted ja tegevuse tänu sellele helinale. Inimese käitumismudel on läbi nutinduse viidud täielikult dresseeritud looma ja ahvi tasandile, kus külastaja käes banaani nähes unustavad ahvid isegi seksi ja teineteise vahelise võimu, tormates pea seljas seda banaani haarama. Tormates pea seljas vaktsiini haarama. Kas te teate, et tuhanded insenerid ja psühholoogid töötavad iga päev selle nimel, kuidas muuta nutitelefoni inimesele narkootikumiks, kuidas suunata teid reklaamide lugemisele, kuidas hoida teid rohkem internetis. See kõik on nagu võidurelvastumine. Kuidas üha enam ja enam kaasata masside käitumismudelisse ahvide sündroomi. Meiega manipuleeritakse kõikidel tasanditel, alates pealkirjadest, võltsuudistest, skandaalidest kuni pornograafiani välja. Peaasjad saada suured massid kõike seda tarbima. Kas te arvate, et Facebook ja Google on loodud mingisugustel teistel eesmärkidel? Ei ole. Me kõik oleme digitaalse koonduslaagri orjad.
meie isiklikku maailmavaadet ahistatakse igal sammul. Meiega manipuleeritakse 24 tundi ööpäevas. Kui me midagi ütleme või kirjutame, mis neile ei meeldi, siis meid karistatakse. Vanglas läheb eeskirjade rikkuja kartsa. Pimedasse, kõledasse, niiskesse kartsa. Digitaalses koonduslaagris blokeeritakse teid mingiks ajaks vastavalt teie rikutusastmele. Tulevikus saab teie sotsiaalne reiting vastavalt miinuseid, vastavalt sellele, kui hea või paha te olete. Ehk kui see käitu nii, nagu on kohane valgele lambale, kui sa ei ole veel omaks võtnud ahvi sündroomi, siis sinuga tegeletakse personaalselt. Me peame käituma nii, nagu nemad tahavad, kirjutama seda, mida neile meeldib, mõtlema nii, nagu nendele sobib, riietuma nii, nagu neile vaja. Indiviid ehk iseseisvalt mõtlev inimene, see, kes kasutab oma ajupotentsiaali mõtlemiseks ja analüüsimiseks, on neile väga ohtlik. Sellepärast on nutimaailm just selliselt loodud, et me kaotaks iseseisva mõttevõime. See on neile elu ja surma küsimus, mis haakub kõige sellega, mis praegu maailmas ja meditsiinis toimumas. Mis haakub kõige sellega, mis praegu Eestis toimumas. Siin ja praegu. Mida rohkem me ammutame uudiseid, mida rohkem me klikime provotseerivate pealkirjade peale, seda rohkem me kaotame oma isiklikku identiteeti. Seda rohkem me omastame just seda, mida neil on vaja meie ajudesse komposteerida. Küsite ehk, kes on need neil? Te vaadake oma valitsejad ja kogu Eesti rahva poolt valitud esindajad. Te näete, kes need on, kelle isiklike ambitsioonide mängukanniks te olete. Või arvate, et nad teevad seda kõike teie heaolu ja teie tervise kaitsmise pärast? Kuulge, siis tunneksid nad eelkõige just muret, kuidas teie kuu lõpp kulgeb. Kas te peate järgmise kuu alguseni vastu? Kas te peate vastu järgmise palgapäevani? Aga kõik muu on ju tasuta. Kuid arvestage sellega, kui teile antakse midagi tasuta, siis see tähendab seda, et te olete algselt objekt, hiljem aga ressurss. Nüüd mõelge, miks antakse teile tasuta Facebook, Google, TikTok ja paljud teised sotsiaalsed ahvatlused? Miks antakse rahvale tasuta vaktsiin? See on nagu korraliku inimese narkomaaniks tegemine ehk mõnuaine süstla otsa ajamine. Edasi mõelge selliselt. Kas teile poes antakse midagi tasuta? Ei anta. Tegelikult ka siin ei saada midagi tasuta, sest te annate neile vastu oma isiklikud andmed, kogu oma identiteedi saladused, kogu oma elu sisuliselt. Te annate kõik neile. Püksid annate ka lõpuks jalast ära. Selle kõigest maksate hiljem hullude päevade ajal veelgi hullem. Järgmises etapis on juba pangaorjuse tasand. Ülejärgmises etapis on vaktsiiniorjuse tasand. Vähe sellest, et teid peetakse lambaks, et teile õpetatakse ahvi sündroomi, olete lõpuks kõik muudetud digitaalse koonduslaagri orjadeks. Teie igat sammu jälgitakse, teie igat käiku monitoorivad superarvutid. Teie tervist kontrollib e-doktor ja teie päevaplaane ei juhenda mitte teie ise, isegi mitte nemad enam, vaid homme juba superarvuti. Digisüsteem ütleb nüüd teile, kuna te võite kuhugile minna ja mis tingimustes. Kuidas nii küsite? Aga väga lihtsalt. Nii nagu teatab Terviseameti robot teile, et te olete Mehhiko õllehaiguse kontaktne ja potentsiaalne maailmaviiruse kandja, nii hakkab ta teatama teile muudest ja teistest käsklustest tulevikus. Ta hakkab teile teatama kõigest, mida te peate tegema, mida te ei tohi teha ja mida te peate kindlasti tegema. Selleks, et seda kõike mõista, on vaja uuesti leida iseennast. Muide, ka mina olen nutinduse ohver. Võimalik, et isegi kordades rohkem kui teie kõik kokku. Ma tunnistan seda, kuid ma teen seda kõike teadlikult. Ma teen seda kõike teadmises, mis annab mulle võimaluse teada just seda, mis mulle meeldib ja mida ma tahan teada.
mitte nemad ei suuna minu mõtteid ja ei koordineeri minu tegevust, vaid mina suunan nende tehnoloogilised trikid oma isikliku teadvuse tõstmiseks. Kõik see, kuhu Eesti rahvas täna rinde ees Mehhiko õllehaiguse egiidi all marsib, et olla maailmas ikka ja jälle esimene, kõiges ja kõikjal, nii nagu alati, pole midagi muud kui rahvuse ja rahvusluse hukkamine iseenda relva abil. Piltlikult on see endale surmava pistoda rinda torkamine. Kui pistoda tekitab teile sügava ja veritseva haava, kus te sekundite jooksul jooksete verest tühjaks ja surete, siis see väike suts on seevastu igati valuta ja kasulik. See on nii nunnu ju, eks ju. Sest kujutage ette riigi, valitsuse ja poliitikute suurt hoolt anda teile seal tasuta sutsuke, mille eest riik on tootjafirmale maksnud miljoneid eurosid. Ja nad teevad seda oludes, kus riik vaevleb rahapuuduses, kus inimestel ei jagu raha järgmise palgapäevani, mida paljudel nüüd tulevikus enam isegi ei tule. Kujutage ette selline suur hool ja hoolitus. Anda lambakarjale tasuta digitaalpass ja tasuta QR-kood digitaalse koonduslaagri ridadesse astumiseks. See pole muud kui ahvikarja dresseerimine uuele levelile. Nüüd ei sirutada kätt välja enam iga pakutava banaani järele, vaid te ulatate vabal tahtel, kuid siiski sunniviisiliselt oma käevarre süstlale, läbi mille hakkab toimuma geneetiliselt muundatud uue inimrassi ehk sõnakuulelike džombide väljaaretus. Sõnakuulelike džombide väljaaretus. Algus on juba tehtud. Muide, kas te kontserdile saate tasuta? Kui teil pole piletid ega sellel ilutsevat QR-koodi, no mõelge. Aga mõelge siis nii, mida nad vastu saavad? Mida teil on nendele vastu pakkuda? Kas olete unustanud ütluse, et tasuta lõunaid pole? Või siiski on? Ei ole. Muide, kas märkate tendentsi, mis toimub viimasel ajal alateadvuses? Paljude inimeste alateadvuses, seotuna peavalumeediaga. Võib-olla mitte just kõikidel, aga väga paljudel on käivitunud automaatpiloot, läbi mille blokeerib meie mõistus uudiste lugemise. Parimal juhul loete pealkirju, väga harva kui lugu iseennast, mis tähendab tegelikult seda, et vana ajakirjandus on ennast ammendamas. Vähe sellest, et vana ajakirjandus manipuleerib teie alateadvusega. Nad treivad 24/365 kallutatud võltsuudiseid. Suund on võetud ka psühhoterrorile. See on kõige alatum asi, mis üldse olla saab inimsuse ja oma rahva vastu. See on kõige alatum võte, mida kasutatakse. Selle koha pealt sisuliselt sõnad saavad otsa. Mõelge ise selle peale. Ja kui palju jätkub veel lambaid, kes seda kõike veel omaks võtavad? Ma isiklikult arvan, et mitte kauaks. Ajakirjandus praegusel kujul on määratud hukkumiseni. Ajakirjandus praegusel kujul on oksendamiseni. Kõik see, mis toimub praegu massimeedias, on agoonia ehk faas enne nende kliinilist surma. Nende siit-sealt kokku klopsitud lood ja pealkirjad on kui kaootilised pulsilöögid enne peamootori seiskumist. Ajakirjandusel on sisuliselt kadunud hingamine. Nende tegevus on igati märgiline. Me ei näe seal enam mitte midagi rohkemat kui maskid, süstid, vaktsiin ja surm. Surm, vaktsiin, süstid, maskid, vaktsiin, süstid, surm. Kui te küsite, mis asemele tuleb, siis ma vastan. Valgetele lambastele tuleb uuel kujul digitaalmeedia. See ühendatakse teie QR-koodi ja lambapassiga. See hakkab teid toitma nagu noor ema toidab beebit rinnaviimaga. Kindlatel kellaaegadel saate uudiseid ja kõike muud, mis just teile ette nähtud. Ja just siis, kui teil on uudiste toidukord. Just siis, kui te janunete head ja paremat. Kui dresseeritud ahvil tuleb isu kollase ja küpse banaani järele. Piltlikult nii saab olema.
Mustade lammaste meedia saab olema hoopiski teistsugune peegelpilt. Mustad lambad vaatavad päikese poole, nad on oma hingelt ja vaimult vabad. Nad pole manipuleeritavad, nad ei allu idiootsusele. Nad vahetavad läbi meediumi positiivsust, elukunsti, muusikat, head energiat ja kõike muud, mis aitab kaasa nende teadvuse valgustumisele. Ja õnneks pole veel kõik kadunud. Kunagi pole hilja oma elus ja mõttemaailmas muutusi teha. Kunagi pole hilja loobuda tegevusest, mis viib teid üha sügavamale sohu ja mülkasse. Te lähete mülkasse sohu täna ja siin praegu otse teed, kui te lähete selle kõige hullusega kaasa. Ja tänase teema kokkuvõtteks tahan ma vastata kõikidele neile, kes pole veel kuulnud, mida tähendab ajumudija. Ajumudija on sedavõrd uus definitsioon, et paljud on mulle esitanud küsimuse, mida ajumudija tähendab. Miks ma sellise avaliku pseudonüümi valisin? Eks ikka sellepärast, et tuleb ajaga igati kaasas käia. Kui meil on väga kuulsad suunamudijad, siis kuidas te saate valida endale õiget suunda enne, kui teie ajud pole läbi muditud? Kas pole suund ja eelseisev teekond seotud eelkõige mõtlemisega, ehk sellega, mis toimub meie kõrvade vahelisel alal? Soovitatav on enne suunamudija poole pöördumist teha läbi ajumudimise protseduur. Ja kui rahvas küsib, siis rahvas peab teada saama, mis on ajumudija. Kujutage ette töönädalat. Kas raskel põllutööl, ehitusel, haiglas, pingelist kontoritööd, kassapidajate kurnavat päeva või mis tahes tööd, mille tulemusena olete reede õhtuks nagu laip. Aga kujutage ette veel nädalalõppu, head sauna ja mõnusat leili. Kujutage ette kaminavalgust, pokaali murast veini ja seda, et keegi mudib sealsamas teie kaelasooni. Mõnus muusika, silmad sulguvad, kõik muutub järjest paremaks, kaelasooned muutuvad järjest paremaks. Teie keha muutub üleni auraks, mingisuguseks müstiliseks. Te tunnete naudingut ja lõõgastust, teie vereringe aktiviseerub. Keha ärkab ja tärkab. Teie alateadus lüütab uuele ja ääretult mõnusale lainele ja nii edasi, üha mõnusamaks läheb. Nüüd kujutage ette oma elu viimased 20-25 aastat. Te olete elanud lõhnavate roosidega ehitatud lilleaias. Lootusega jõuda peagi paradiisi. Samm-sammult päev-päevalt aastasse. Selle aja jooksul on palju vett merre voolanud. Nende aastate jooksul on nii mõndagi juhtunud. Teil on pidevalt olnud lootus. Vahelduva eduga olete maista saanud kõikvõimalikke eurokapitalismi hüvesid. Teie alateadus teab, kui mõnus on seda 50 eurost kupüüri rahakotist välja tõmmata, kõrbistada sellega, restorani arvet maksta. Te olete tundnud värskete eurokupüüride lõhna, kuulnud nende kravinat ja kuulnud pangaautomaadi raha lugemise surinat. Mõned on nuusutanud isegi sidruneid, viilutades neid teerituaalidel kogu laudkonnale. Ja nüüd täna ühtäkki te avastate, et fucking paradiisi polegi. On vaid testid, maskid, süstid, laenud, liisingud, võlad, kohustused, piirangud, eneseisolatsioon. Homme jälle süstid, maskid, testid, liisingud, laenud, kohustused, võlad, piirangud, fucking eneseisolatsioon. Kas teil ei tundu, et teie külmunud aju vajab üles sulatamist? Et teie pestud aju vajab täpselt samamoodi mudimist nagu teie kaelasooned peale pikka töönädalat? 25 aastat patriotismi ja ennastsalgavat tööd helge tuleviku nimel pole olnud kerge. 25 aastat koogutada ja noogutada poliitikutele. Ja mõelge, kuhuni te nüüd jõudnud olete oma poliitikutega. Ja nii ma leiutasin ja patenteerisin uue kaasaegse ajumudila ehk digitaaltehnoloogia funktsioneeriva kübermudila, kus ma mudin 24/365 pestud ajusid. Digiriik nagu me oleme.
see vajab arendamist. Iga töö tahab tegemist. Sellega ma täna lõpetan. Kõike head ja ilusat kevadet. Ayumu dia Acapulco Guerrero.